Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Ja tervist head rallisõbrad, käes on augustikuu viimane õhtu. Paraguay täiesti pöörane ralli on lõppenud, ütleme umbes 15 minutit tagasi, mis tähendab, et eetris on sellel nädalal ja sellel kuul viimast korda Kuues käik saade. Minu nimi on Kaspar Ruus ja minu vastas istub seekord stuudiosse jõudnud Roland Poom, tervist. Tervist. Tore on alati stuudios istuda ja näed, vedasin kohale ennast. Lubasin eile. Mul on hea meel, sest siis ma ei pea põdema, kas heli tuleb läbi, kuidas nii vood on ja kõik. Mul on nagu endal ka lihtsam. Ja siis ei pea vaatama seda kena ust ja on air teksti. Ja tegelikult, kuna koridoris on pime, siis ma näen lihtsalt enda peegeldusse. ja, just. Aga no võtame seda kuskilt otsast kokku, aga enne kui me kuhugi jõudma hakkame, ma pean ära mainima selle Sebastian Ogier. Ja mis olid tema ralli lõpu kommentaarid? Ei tõusnud ta sealt autost katusele püsti. Ei tõusnud? Ei näidanud ta ühtegi üleliigset emotsiooni välja. Kõik, mis ta ütles, on see, et me võitleme edasi ja me võtame tiitli. Et point siis selles, et paduvihmaga tal läks pühapäevast tegelikult 9 punkti kaotsi. Ta sai 1 punkti pühapäevast juurde. Ja siis ta lõpus, et vahet pole, me võidame rallid ja võidame tiitlid. Nii et... Täiesti crazy, no. See on crazy inimene, see on täiesti crazy mees, kes julgeb öelda 4 või 5 rallit enne lõppu. Lõppu, et tavai, meie võtame selle ja see on meie. Aga müts maha, reaalselt müts maha selle mehe ees, et selline mõnus, malbe enesekindlus on seal, et seda oli üli lahe vaadata ja no minu meelest see oli nagu see lõpp oli selle ralli nagu kokkuvõtteks lihtsalt imeline, seda miski muu ei saaks enam vist põnevamaks teha, kuidas see ralli lõppes ja et enne Ogieri starti oli juba meeletult põnev, siis selle Ogieri tulekuga ka ikkagi nagu täiesti crazy punktikatse ja no et kui hakkame kuskilt otsast läbi võtma seda, ma ei tea, sina juhatad seda asja siin nüüd, orkestrit? Ma püüan juhendada. No loeme alustuseks ette. Ogier võitis, Evans teine 26,2 äkki, Neville 3. sekund Evansist, Formeau väga vaene Formeau 4. 1,3 Neville'ist ja 5. Tänak, kellel olid täna ka jamad 2,1 Formeau'st ja Tänak küll langes hommikul refi tõttu 5. tol hetkel 3. kohalt ja viimasel katsel tegelikult oli splittides kiirem, aga siis lõpus läks esiamort ja jäi 5. aga vaadates, kuidas seal pärast kõigil paduvihma tuli, siis fakt on see, et 5. ja 2. kohta jäi lahutama 4,4 sekundit, kui ma nüüd oskan arvutada. Et päris pöörane. Päris pöörane on see, et 330 kilomeetrit rallit sõidetud, lugematul arvul reffe katki läinud, tehnilisi probleeme ja 4 meest on 4,4 sekundi, sest see tundub täiesti pöörane käsitlemata olukord, aga see teebki rallist just selle ägeda spordiala, mida me siin jälgida tahame, et kui me tahame actionit näha, siis see ongi see action, mida me just näha tahame, et meid ei huvita väljasõidud, avariid, vaid see on see, mida me tahame näha, seda me siit saime ka seda täie raha eest. No 4,4 sekundit, teine 5. koht. Üks asi on see, et koht ja äge poodiumil olla, aga tegelikult sinna ühtepidi teistpidi vaadates läks emale kummale, kellelegi keegi võitis lampi 10 punkti ja keegi kaotas lampi 10 punkti. Ja no kõigepealt, et Ogier kaotas, alustame sealt ülevalt otsast, siis praegu selle punktikatse järgselt, siin on emotsioonid laes praegu ja seda ralli üldist asja hakkame siis äkki lahkama hiljem natuke, et Ogier tänu korralikule paduvihmale, mida me kahjuks ei näinud, sest ka helikopter pidi lahkuma tegelikult ju katse pealt. Levi oli häiritud. Ja ilmaolud läksid järsult selliseks, et kopteri pilti me ei saanud. Me tegelikult kuulsime Formeau käest seda kõigepealt, et megavihma sai ka Formeau ja ei osanud kuskilt arvata, et kus see vihm tuli, et pigem oli see küsimus, et kas see on tehniline probleem, et kaotust kogunes päris palju seal. Aga Ogierilt siis nagu sa ütlesid, 9 punkti läks kaduma tänu sellele vihmale. Ta oli ju, ütleme, 35 punkti tempos. Ja mis on praegu Elfyn Evans ja Ogieri vahe? 9 punkti. Nii et siia praegu oleks see, et Evans ja Ogier oleksid 1 pulga peal. No
muidugi, Tšiili minnes on ilmselgelt Ožeeril toredam teisena startida, aga 9 punkti on ikkagi suur kogus punkte sellises hooaja faasis. Nii et ma täiesti mõistan seda pettumust aga see oli selline mõnus pettumus, see ei olnud kuidagi nagu lahmimine, vaata. See oli selline enesekindel kuidagi pettumus, kui sellist asja võib öelda või saab öelda, et seda kogu show'd oli lahe vaadata seal. No see viimane lause, see oli kuidagi nii statement, kui üldse mingi reaalselt, see oli nii statement, et ma nagu praegu võin panna kogu oma raha, mis mul on selle peale, et Ožeer läheb tiitli peale sõitma ja ma usun seda nii palju lihtsalt. Aga see sama, ütleme, paar lauset varem see, et kes ikka nii õnnet on. Ma ei tea, kaasmaalane Formeau ja olgem ausad Tänak aga nagu ütleme, Tänakust on väga kahju, et see poodiumimäng ära läks, aga Formeau jähtis oma elu parimat kohta teist. Ta oli teisel kohal põhimõtteliselt kogu ralli, peaaegu. Ütleme peale reedest jama. Vahet jälle ees, liidervahetus, tagavahetus, ta oli ikka teine ja ta ütles äkki eelmise katse järel, siis kui tal olid ka seal mootoriga jamad ja 12 sekki kaotas, et ja kui ta kuulis, et on teine, ta ütles, et ma pean selle koha kätte saama, ma olen ikka teine, et ja nüüd on 4. No lähme siis lipude pidi, võtame järjest võtame prantslased. Võtame prantslased läbi, Formeau poolt reaalselt, ei saa öelda, et elurallid on teinud kõvemat rallit kindlasti sellises sõidu mõttes ja võib-olla konkurentsi mõttes, kus on lõpuni välja kõik mehed sõitnud ja ta on kiirelt, et ma ei ütle, et see oli tema poolt nii-öelda sõiduna parim sõit, mida ta seni teinud on, aga kindlasti võib-olla selline üks kõige stabiilsemaid ja kuidagi tundus, et väga teadlikult tehtud kõik, mis seal toimus, on, et seal oli mingisuguseid probleeme, ajakaotusi, aga kogu aeg oli nagu eesmärk silme ees, me liigume ainult ühe eesmärgi nimel ja seda me teeme, on. Et selles mõttes täiesti nõus, mega kahju, viimase katsega see käest anti ja tegelikult, kui me praegu vaatame, et see poodium 1,3 ja teine koht 2,3 sekundiga, valus. Ma arvan, et oluliselt toredam oleks olla Formeau täna, kui see vahe oleks 20 või 30 sekundit, et see kindlasti 2,3 on ikka nagu rõvedalt valus vahe, millega ma teine koht ära anda. Ja see punkti katse, selles mõttes näeb ka selgelt ära, kui kiiresti muutus. Formeau oli 1 enne Ožeed, ta kaotas 9 sekki, Ožee viimasena juba 19 sekki. Ja, see oli crazy. Et tegelikult Formeauga tunduski ju, et okei, vihma tuli, me nägime enne ka Evansil Kojamehed natuke käisid. Aga see oli 2-3 sekki. Aga kuna pilti poolt, siis tunduski, et nagu okei, veits liben, võtab rahulikult, aga seal peab mingi error olema, sest varem tulnud Tänak ja Neville mõlemad lõhkusid oma amordi ära, andis alla. Et tundus, et nagu kõik Hyundai amordid ongi täpselt kilomeetri pealt ehitatud, et nüüd saidki nad otsa kõik, et sai ka Formeau'l otsa. Et selles mõttes, see ilm ikkagi nagu tundus, et iga minutiga nagu läks aina rajumaks seal just katse keskosas. Ja nii on, et aga Formeau poolt, ma arvan, et vähemalt ikkagi selles mõttes viimane katse viimaseks katseks, aga ta järjekordselt tõestas, et tal on see koht seal olemas ja ta teeb ikkagi ülimalt head tööd, ütleme best of the rest on ta seal, kui me võtame selle esikolmiku umbes, kes sõidavad stabiilselt mingi tiitli peale, või nii-öelda punktide mõttes, et Formeau on seal nii-öelda, ta on täpselt see vaheetapp seal, kas ta on noor sõita või juba nii-öelda täisprofessionaal tiitli peale sõita, siis ta on kuskil seal vahepeal ja ega ka tulemused näitavad seda, et tegelikult täna kogu see nädalavahetust oli sõiduga seal, et ta nii-öelda eesotsas ja ei ole best of the rest, vaid ongi best, one of the best. Ja need jamad, mis olid, need ei andnud ka tema enda siuksed käkkimised. See, et kui siin sõidad veest läbi ja mootor hakkab üles ütlema, see on pigem nagu ütleme allvõnn ja autojama, mitte et jah, see tundub, et võib-olla oli see ikkagi mingi Hyundai anomaalia jälle, sest ka Otil oli täpselt see sama ja tegelikult on ju neil olemas võimalus minu teada ikkagi seda luuki, sealt õhuvõtuluuki kinni lükata. Aga kas ta siis ei toiminud või jäeti hiljaks või see tundus ikkagi üpriski süütu koht olevat vee mõistes, aga olgem selles mõttes, et selgelt oli ikkagi hoogu liiga palju, kui see olukord juhtus selle auto jaoks, et pigem ma nagu
ütleme, Toyotaga võib-olla ei tahagi Hyundai'd kogu aeg võrrelda, et räägime siis asjadest niimoodi, et kui Hyundai'l juhtus probleem, siis ju siis oli selle auto jaoks palju hoogu selles kohas. Ja amortidega sama lugu, et ei andnud amort alla, vaid ju siis kogu nädalavahetusel oli liiga palju hoogu selle konkreetse amorti jaoks, et nii ta on. No prantslased on nüüd läbi võetud. Võtame siit vahelt, võtame Eesti nüüd ette. Läheme Eesti. No Tänakul eilsest me juba rääkisime, täna ka siis hommikul ref tuli väljalt maha. Õigemini ei, nüüd eelviimasel katsel või? Jah. Ja viimasel siis lõpus läks amort, kuhu läks, ütleme, paar, aga väga punkti mõttes väärtuslikku sekundit kaotsi, et no samamoodi väga keeruline ralli, noh kindlasti 5. kohast nii-öelda lootis enamat, aga no vähemalt tulid selles mõttes needki punktid ära, et jah, no Oti ralli kokku võtta siis eks ta selline üle kivide kändude kogu aeg oli, et tegelikult oli kõik hästi, tempo oli olemas, tundus, et on kõik võimalik teha, peale esimest refi purunemist, tagasi tulek, kõik oli nagu korras, okei. Et seal nagu mingit suurt raamat ei tulnud, et okei, see, et võidu peale ei ole võimalik enam sõita, siis see ei olnud nagu minu meelest ka mingi suur traagika, et tähtis on ikkagi seal poodiumil lõpetada ja pigem vaadatagi seda, et oleks Evansist eespool ja Roomperast eespool. Aga no jah, see teine refi purunemine oli ikkagi täiesti üleliigne see nädalavahetus ja et kui üks refi purunemine veel alastasin, siis 2 enam ei alastanud kahjuks tulemuse mõttes, et ja no me ikkagi reedene see nii-öelda moment ka, mis oli päris Oti sõnu kasutades päris fancy moment, siis ütleme nii, et hea, et sealtki läbi tuldi, et noh, eks selle hoo pealt momente juhtub, et ei saa pahaks panna, kui seal mingi sellist actionit tajumb, et küll kõikidel sõitjatel seda juhtub lihtsalt, mis jõuab videopilti ja mis ei jõua. Et nii ta on, aga lõpuamort on lihtsalt järjekordne, no kahju, Hyundai kahju. Et Oti kohta pole ühtegi sõna selles olukorras enam vaja öelda, et pigem võib-olla Hyundai tervikuna siis natukene pandi ikka nagu lati alt just selle osas läbi, et neid tobedaid probleeme oli taaskord, mida need on need 5 euro probleemid sisuliselt, et okei, amordi gaasibaloon maksab võib-olla natuke rohkem, aga sisuliselt mõte jääb samaks, et kojamehed vist 2 või 3 korda on. Lõi sinna ühte äärde ära, et ja see amordi, et siis õhu lõi välja või rõhu lõi välja sealt või mis iganes tal seal on, et jah, noh, nii ta on, mis me oskame, Hyundai kahjuks ikkagi vahel hiilgab oma huvitavate probleemidega. Aga noh, Neville sai üllatuslikult 3. koha kätte, ta seal katse lõpus ütles, et loodame, et vähemalt üks Hyundai poodiumil, keegi arvan, et see on tema, aga oli lõpuks tema. Aga Elfin Evans, jälle teepuhastaja, nüüd teine, jätkab sarja liidrina 9 vahe, töö tehtud ja kui eilne arutelu oli, et kas ta siis teeb oma tööd hästi või ei, siis ütleme, et sellise ralli kohta me ei saa öelda kindlasti, et ta oma tööd halvasti teeks, et võib-olla me lihtsalt ei tea asju nii palju, kui tema teab, et mis hetkel tasub sõita ja mis hetkel ei tasu sõita ja mis rallidel tasub sõita ja mis rallidel ei tasu sõita, et see oli üks ralli, kus ta oli ülistabiilselt kuskil olemas kogu aeg, mitte kindlasti teravas tipus, aga polnud ka kuskil kaugustes, et tema oli, ma ei tea lõpuni välja vist, kas tal ei olnudki ühtegi probleemi lõpuks või? Mul ei... No täna hommikul ta tegi ühe selle spinni ja suretas auto välja, millega ta langeski Tänaku taha. Palju sealt aega kaduma läks, ma ei mäleta peast, mingi... Kohe ütleme. Suurusjärk 10-15 sekundit, mitte rohkem, on ju? Nii, tänane esimene katse, Evans 5, 4,9. No see näed, eile nii paljugi. No, okay. Räägime siin ikkagi... No ühesõnaga jah, peaaegu... Sisuliselt on probleemideta ralli. Et kas see juhtus tänu heale taktikale, heale tempovalikule, et ta kõikidest probleemidest eemale suutis hoida või tõesti on see ralli jumal sõjast ja sealt UK-st, et Kõmri. jah, et selles mõttes on huvitav seis selle Evansiga, et aga kuskil nagu ei ole, aga lõpuks on punktid käes ja töö on tehtud väga hästi. Nii on. Lähme soomlaste juurde. Kalle Roompera 6, Sami Pajari 7. No Roompera, ütleme, tänase päeva lõikes midagi väga palju vist lisada ei ole, et võttis siit punkti katselt 4 punkti ja mis ta nüüd pühapäeva lõikes sai
teine, et eilsega oli tal üldarvestus tehtud, seal oli vahed üle 2 minuti ja täna võttis 8 punkti juurde, et võttis kehvast olukorrast peaaegu maksimumi. Ma pean ütlema, et Kalle ikkagi üllatas see nädalavahetus mind ja ta tegi suurepärase töö. Ta oli liider kuni rehvi purunemiseni. Kõige suurem viga, mis selle nädalavahetuse jooksul tehti, oli see, et rehvi ei vahetatud ära. Aga selles mõttes ega see ei oleks ka lõpptulemuses mitte midagi muutnud, et kui me arutasime eile, et see tõenäoliselt oleks suutnud olla kiirem rehvi vahetades kuskil 40-50 sekundit, et see ei oleks teda mitte kuhugi paremale positsioonile pand. No just Tänakuga jäi ikkagi vahe 1,5 minutit pealegi. Ma pean ikkagi väga kiitma teda, et see, kus ta see hooaeg on tulnud, on ju ülikeerulistest oludest, pole ise hakkama saanud, pole saanud autoseadistusi paika, kõik on valesti olnud, siis pärast, ütleme Soome ralli, nagu ta enda sõnade läbi oli nagu täielik eneseületus, et selle tempoga sõita ja kilomeetritki poolt mugav sõita, ainult kogu aeg oli üks üle võimete andmine, siis siin rallil ma ei oleks julgenud arvata, et ta läheb võidu peale sõitma, aga võtame selle rehvi purunemise välja, siis tegelikult suurepärane töö, et enne seda oli ta liider ja tänane päev pühapäevarustes teine, punktikatselt teine ja kusjuures ka veel haige, mis ta ütles, et eile õhtul jäi haigeks ja täna oli ikkagi kehv olemine, et kiidan, väga hea ralli Rovanpera poolt, küll lõpptulemus seda ei kajasta, aga see sisu oli seal kõik olemas. No võtame, kuna meil on siin põhitiitli pretendendid kõik läbi käinud, vaatame selle üldarvestusega üle. Evans siis 198, Ogier, Rovanpera mõlemad 189, aga Ogier on edus, tal on 4 võitu ja 4. Tänak 178. Ja Neville on 5. 150, et ütleme esinelik on ikkagi tihedalt koos, arvestades, et 4 rallit veel minna. Ja, ütleme see võtame siis Oti aluseks on ju kaotust täpselt 20 punkti Evansile, me tulime see rallil vist 16 punktiga või, et kui ma õigesti mäletan, et tuli natuke juurde, aga mis me saame öelda, et Tšiili tuleb, Tšiili on teada 13 oli. 13, et Tšiili on ju Ott Tänaku ralli võiks nii öelda. 3-2 võitnud. Ajalugu on näidanud, et see on koht, kus võiks ikkagi maksimumi peale minna. Et ma ütlen seda, et mitte miski pole läbi. 20 punkti ei ole veel traagika, küll aga see tähendab seda, et ikkagi nagu ülejäänud rallid mingid vigasi sisse ei saa lasta. Juhul, kui ka ees olevad konkurendid vigasi sisse lasevad, siis võib ka midagi, pole hullu enne. Aga ei tegelikult, ma arvan, plaan peab lihtne olema Tšiilis maksimumi peale minna ja vaadata, mis seisud on ja sealt juba edasi ralli by ralli ja lõpus on ju meil ka hooaja lõpus on Saudi Araabia, mis ma arvan saab olema väga huvitav ja tegelikult tõenäoliselt me näeme Saudi Araabias alles seda nii-öelda tiitli ära jagamist, et me ei näe seda mitte kuskil varem, et kuna 4 meest ikkagi sõidavad tiitli peale, siis seda ei saa juhtuda tõenäoliselt, et kuskil enne Saudit me saame juba öelda, et keegi on meister, aga lahe on just see, et see jääb sinna. Seal on täiesti tühi maa, ma arvan, mitte keegi ei kujuta ette, mis seal tulema veel hakkab. Täpselt nagu praegu nüüd sel nädalal. Just, aga Saudiga võib-olla on isegi veel lahedam lugu, et ma ei tea, ma olen kuulnud, et seal on ikkagi nagu päris omamoodi katseid, et Dakari moodi. Natuke võib-olla kuskil on isegi mingit Dakari-laadset katset, kus ütleme, sellises oludes on natuke võib-olla keeruline aega sõita, aga sellegi poolest tahaks arvata, et seal tehakse asju kogemuse pealt ja ma saan ainult siis lähtuda sellest, et kes kõige vanem on, et neil võiks elukogemust kõige rohkem olla, et Ott Tänak ja Sebastian Ogier võiksid olla need 4-2 kõige vanemat meest. No seda me loodame. Jah. Seda me loodame. Meeskondlikkus on 100 vahet juba, et seal on seal ei ole midagi. Jah, see on tehtud asi. Ja siis ralli ühest ka 3 superrallimeest, Katsuta, Mackerlean ja tema tiimikaaslane M-Sports Munster, nende osas ei oska ka midagi lisada. No võtame siis otsast peale, Katsuta järjekordselt poolt tema ralli. Palju Katsuta punkte koos on? Või pärast vaataks, et 88. Jaa, kui suures tal on
tal on 5 punkti rohkem kui Formol. No just ma mõtlesingi seda, et no vaatame siis punktide pealt, et kas ta nagu istub kuskil mõistlikus kohas või pigem mitte, et no Formo sisuliselt võrdsed punktid on ju, palju vahet ei ole, et kuidas me hindaks nüüd Formo ja Katsuta hooaegasid, siis tahaks öelda, et Formo hooaeg on ikkagi olnud nagu selgelt parem, kuigi ka kehv, aga see on kehv olnud tihtipeale ikkagi tehniliste probleemide tõttu ka. No kuigi ta on ka ise, ütleme, kuidas ma ütlen, plähmerdama hakanud, aga minu arust on sellest jagu saanud nüüd. Jah, too aja algus oli kõva, siis tuli väike mõõn, ma tahaks öelda, et praegu on nagu Formol ehk on äkki nüüd kuidagi tagasi mõõnast üle saanud. Aga kui me võtame Katsuta hooaja, kus kohas on Katsuta, suudad sa meenutada, kus ta on midagi head ära teinud? Rootsis ta oli teine ja Soomes teine. Soomes teine ja ülejäänud on pigem olnud siis... No siin on olnud paar stabiilselt 4-5-5 ja siis on olnud 3 katkestamist ja 1 sisuliselt katkestamine. Ametlikult 30 kohta, aga 0 punkti. Ühesõnaga 8-4 on katkestanud. No vaat ei oskagi midagi öelda, et nagu oleks midagi, aga tegelikult Katsutaga ongi see probleem, et nagu me võrdleme nüüd kogemuse pealt, siis ta ei ole mingisugune selline vahepealne noorsõitja või jah, et ta ei ole tõusev talent, enam tundub, et ta on nagu hääbuv talent pigem, et punkte nagu oleks, aga ma arvan, et mees, kes sõidab esitiimis ikkagi ei saa endale selliseid rallisi nii palju lubada. Et ütleme 2 õnnestunud rallit hooaja peale pluss paar sellist pooleldi õnnestunud on ikkagi natuke vähe ja eks me iga ralli jälle loodame, et tuleb Katsuta ralli, aga millegipärast ei taha tulla, et loodame, et see mingi hiilgetki ikkagi Katsutal veel selle hooaja jooksul tuleb, et lahe oleks ikkagi näha teda ka poodiumi peal veel, et siis oleks vahva, aga jaa, 12 meest oli seal siis Mäkkerliin ja Munster on ju. Et Munsteri koha pealt ma ei tahaks midagi öelda, see oli kohutav. See oli nii kohutav, et vahepeal nagu ma mõtlesin, et endal oleks vist täitsa piinlik. Et tahaks tõmmata juhtme sellest on-board kaamerast välja, et ärge minu nagu küll rohkem see nädalavahetus vaadake. Et ei olnud vist katset, kus tal mingit actionit poleks olnud või? No ta ütles ise ka seal lõpus, et iga hoolduspaus pidi tiim parandama midagi, et... No reaalselt hakkas esimese katsega pihta ja lõpuni välja minu meelest, et esimese katsega hakkas ikkagi asi kohe väga koledasti pihta ja sinna läks tal ikka minuteid päris palju ju pidi, mis ta vahetas õõtsa või rooli otsa või ei mäletagi, mida ta seal vahetas. Ja seda rada pidi see ralli ka edasi läks, et Munsterist liiga palju ei taha rääkida, see oli kohutav ebaõnnestumine, et sellist nii suurt ebaõnnestumist ei tohiks lubada isegi noorsõitja. Aga Josh tegi minu meelest, kui me nüüd võtame selle katkestamise välja, mis oli ettevaatus-abinõu, sest õli lekkis. Jah, see oli puhas tehniline, mis tuli vist nii-öelda kokkupõrkel katsel, ehk siis midagi teil ikkagi ära rihtinud, aga iseenesest enne seda ta oli ju 7. Jah, et selles mõttes ma ütleks, et selline sümpaatne ralli, et ilmselgelt ei mindud võitlema, aga eesmärk oli teel püsida kilomeetrit koguda ja kui me nüüd võrdleme ka Munsterit ja Mäkkerliini, siis nende meeste kogemuste vahe on ka juba päris erinev, et üldse, kui me võtame tema selle hooaja, siis see on olnud minu meelest selline ikkagi stabiilne tõus. Kui me tuletame meelde, kus ta alustas Montes, siis oli see tempo ja kõik oli seal alla ralli 2 tempo minu meelest. Ja samal ajal Munster korjas ju 1 või 2 esimest katsevõitu, aga ei ole järgi tulnud, ütleme väga. Et selles mõttes ma ütleks, et see oli liiga palju talle puid alla ei pane, et ühtegi suurt viga ta ise ei teinud ja anname andeks, vaatame, mis hooaeg ülejäänud hooaeg toob, aga pigem ma tahaks öelda, et tal nagu ainest on, et midagi kunagi ära teha. Loodetavasti saab panna järgmised hooajad veel edasi. No eks paista, jah. Ütleme, eestlasena meenub, et M-spordi ridades on veel noori, kes
keda tahaks näha, Jürgensonid ja no ma ei tea, seal on ikkagi nagu raha küsimus, et M-spordi uksest on nii kaua oled teretulnud, kui sul on pangakontol ka midagi, et no praegu tundub seis okei, seal Serderiidised ja asjad ja eks paista. No see tähendaks, et Serderiidis peaks tõmbama selle krediitkaardi lukku panema, mis Munsterile ülekandeid teeb, et nojah, seda ma loodangi. et ma ei kujuta ette, loomulikult tahaks näha, aga kas päriselt on seal nagu Serderiidisel mingit suurt huvi ja tahtmist nagu panna niimoodi, panna Jürgenson sõitma nagu sõidab Munster, no ma ei tea. Ei teagi, ma lihtsalt tahtsin nii-öelda spekuleerida, sest õhtune aeg ja jah, ma arvan, et pigem on ikkagi see, et Jürgensoni pikaajalisem väljavaade võiks ka olla sarnasem ikkagi Virvese mingisuguse liikumisega, kus tegelikult liigutakse ikkagi kuhugi mingi muu Rally 2 auto peale, kui just ei ole jah, Serderiidis sul kuskil selja taga või Serderiidise laadne või tema laadsed mingid tegelas, kes on M-spordiga seotud, et siis loomulikult pole küsimustki. Aga tegelikult tundub, et kui sa oled kiire mees, siis on tegelikult ka WRC2 karussellis meeskondasi, kes meeskonna oma poolt siis on see nii-öelda rahaline tugi olemas, et sõita saaks. No siit ongi sujuv nüüd WRC2 seisust rääkida, no see oli ka karm. Robert Virves siis tegi väga tugeva ralli tegelikult, oli stabiilselt kas võiduvõitluses või poodiumeitluses, kuigi seal polnud vahet, sest kogu esikolmik oli kogu aeg stabiilselt 10 sekundises, lihtsalt natuke järjestused muutusid. Aga siis eelviimasel katsel läks ref ja tuli ära vahetada ja sellega oli kahjuks võidumäng läinud, poodiumimäng läinud. Lõpuks 5. koht, no nagu ta ise katse lõpus ütles, et ralli eel oli siuke eesmärk lõpuni tulla, kogemusi saada, kilomeetrit koguda, aga kui sa korra juba liider oled, siis tahaks vähemalt seal lähedal lõpetada, aga ralli on ralli. Jaa, no megatöö. Ma ei oska ühtegi halba sõna öelda Robertile, et üldse see, kuidas seda asja siin see aasta tehtud on, et hakkas ka ju hooaeg ikkagi pigem keeruliselt, aga kuidas see kõik nagu edasi läinud on puhtalt ülesmäk, kindlasti nagu mis töö siin alla läheb. Ja see, et see Paraguayselt see kohale jõuti ja mingi et meeskond on sellest huvitatud, et keegi eestlane sõidab tema autoga Paraguay's, no see tundub juba nii sürr, et see uudis oli niivõrd lahe. Ja kui ma ütlesin ka neljapäeval, et Roberti töö võiks küll olla ainult siin finišisse jõuda ja ma arvan, tulemus on hoopis teisejärguline siit, et pigem saada see mingi know-how, kuidas kuskil mujal maailmas rallit sõita on ja teid õppida siis ja seda infot kaasa võtta. Ka Euroopasse siis see tüüp tegi ka elurallit jälle minu meelest, et see, kui ta on kuskil siinkandis võitnud või poodiumi konkurentsis sõitnud, siis vahet ei ole, et seal nagu ka kõigil juhtus ja nii edasi, aga see, et sa sõidad täiesti võõras kohas, võõrast rallit, kus on kõik jutud, alustades ajavahed ja kõik jutud on ikkagi noor sõitjana, seda on kõike väga palju, nii et ta tegi megatöö ja ütleme nii, et läks lõpuks, mis ta läks, aga see oli, ma arvan, et meeskond on kogu selle tema tööga väga rahul, et seal oli arusaadav, et see oli refi purunemine ja ei olnud mingisugust enda nii-öelda errorit seal sees, et ta tegi ikka megatöö ära. Jaa, et ütleme positiivset, mida kaasa võtta jagub kõvasti. Ja ikkagi tempo poolest nagu sõita jälle Oliver Solbergiga kuskil nagu võidu on kõva värk, ja selles mõttes ülimõistlik otsus oli see ühel hetkel, et me ei sõida võidu, meil on oma mingisugune plaan, me teeme oma asja, aga et see oli kõik väga, väga õigesti poetud vastu otsus. Lihtsalt lõpp läks nii, nagu ta läks, aga see on juba minevik. No Solberg on ka ütleme, see on ka rajumees. Reedel oli, ma vaatangi, vahepeal oli minutiga maas, äkki oli isegi veel suurem vahe. Minut 13 oli 4 katse järel tema kaotust esikohale tol hetkel. Lõpuks ta võitis ralli 22,5 sekundiga. Ja kusjuures Rosseli ees, mis on ka väga oluline WRC2 tiitliarvestuses. Jaa, igal juhul, sest siit ta võttis ju punkte ka. Võttis gentleman agreement, kus siis Solberg, Rossel ja kes seal veel oli mingi Kreasin ka, jah. Kreasin ütles, et tema teeb oma asja, teda ei huvita. Ma ei mäleta, kes seal enam veel oli. Võib-olla oli Kaetanovitš. Ja tema oli ka, aga tema lõpetas superrallis. Ja kas Greensmith muidugi? Greensmith just oligi, Greensmith oli see.
kes lõpetas ka superrallis. Et jaa, no Oliver Solberg selge on see, et tema kuulub niikuinii ralli 1 kategooriasse juba meie arvestuses, et kui tema võidab ralli, siis see on nagu ettearvatav ja see peakski nii olema. Aga ja kindlasti ülikõva töö, et tulla sealt tagasi, võita ralli. Aga ma pean rohkem üllatunud olema ikkagi Rosseli kogu ralli kulg, kuidas see ralli kulges selle üle, et ka probleemid, ma ei tea, mitu korda seal nina peale hüpati, tundus, et see auto ei liigu, roolivõimud, rehvid, jutud, kõik, et see mees sõidab kruusa peal niimoodi, et see on nagu mega areng ka tegelikult siin aastate läbi, et vahepeal ma arvan, siin aasta-2 tagasi tundus, et ta on ainult asfaldimees, aga tegelikult on täna ikkagi iga pinnase peal väga kiire mees. Ja, on, ütleme, kogemustega tuleb. Ja, absoluutselt. Ja aga Rossel ütles ikkagi mingisuguse sellise lause minu mõttes lõpus, et nüüd 1 ralli tuleb vist tal veel. Nad on, kui ma ei eksi, nad on äkki Tšiilis kohal. Ma muidugi oleks arvanud, et no siis... Ja, ta on Tšiilis kohal, jah. Aga siis on huvitav lugu see, et või ta mõtles äkki lihtsalt, et 1 punktiralli tuleb veel, et 6 tükki 7 tuleb arvesse, et veider oleks, kui ta kuhugi näiteks Kesk-Euroopasse ei lähe, et ta on ikkagi asfaldispets võrreldes teistega, et... No selline üldseis siin ei ole, küll vaatan WRC2 punkte vist veel välja arutatud, aga vist on üldseis selline, et kui Solberg peaks ka Tšiilis võitma, siis vist ei saa enam teised talle järgi ronida. Jaa. Et selles mõttes on Solbergi käes ohjad, aga iial ei tea. Ralli on ralli. Jah, jälle tahaks hakata spekuleerima, et mis see Solbergi tulevik on ikkagi. Et... No Toyota. Ei, no Toyota kindlasti, aga nagu kelle asemel või, et kui päriselt Ogier peaks selle tiitlile see aasta ka ära võtma, kas ta üldse viitsib järgmine aasta tulla või kas ta päriselt tahab või kas siis nagu meeskond ühel hetkel ei ütle, et kuule, et aga meil ikkagi tahaks Solbergi rooli panna. Ma saan aru, et seal on teised lipud taga, aga Katsuta tunduks loogiline. Ei no mina viskaks Katsuta kohe. Aga seal on lihtsalt Jaapani lipp taga. Aga selles mõttes on veits déjà vu tunne praegu, et kui eelmine aasta ju oli tegelikult laual, ma saan aru, tagantjärgi seda räägiti, et kui Katsuta Jaapani rallil tulemust ei too, siis on kõik. Jah, selle ütlesid nad ise välja. Ja. Aga minu meelest nagu see aasta võiks see sama loogika nagu praegu kehtida, et kaua me hoiame nagu kohta kinni, vaata, kui meil on mees, kes nagu, meil on noored, kes tahavad, No kes on juba võitnud ralli. Yeah. Solberg tuli, pani debüüdil kotti kõik, mitte, et see iga rallil ei juhtu. No, loomulikult iga rallil aga see fakt on juhtunud. No aga meil on lihtsalt nagu, WRC2, nagu ta domineerib lihtsalt, seal ei ole mingit küsimust, see mees peab ralli 1 istuma. Ja see oleks Toyota poolt nagu niivõrd rumal otsus, kui kogu seda kampa seal vedada kaasa minu meelest. Et me ei viska kedagi üle parda, et paneme edasi, toome jälle 1 auto juurde, vahet jälle. Tore oleks muidugi ralli mõistes, et tooge veel 1 auto juurde, äge on ikka, kui rohkem auto see on. Aga lihtsalt see, et nagu keegi ei ütle ka seal midagi vist siis, kuidagi jabur tundub see, et mingid midagi peaks nagu ütlema või tegema. Ja lõpuni on aega rahu. Mulle meeldib ikka F1, kui 3 etapiga tulemust ei too, siis kurat jalaga. Sõltub tiimist, aga jah, seal pannakse, ei alastata. Ütleme nii, et fännil on põnev jälgida, et aga sõitana seda pressure'it enda peale küll ei tahaks, et see on nagu raju ja väga kiire läbipõlemine. Et see loomulikult selline pool nali, et see ka nagu hea ei ole. Ja siis on loomulikult ikkagi Bajari, et mis see Bajari eesmärk on see aasta ja mis nagu tema eesmärgiks üldse see aasta on pandud ja kas need eesmärgid võivad muutuda. Et kui ta pärast Eestit ütles, et temal on antud ainult eesmärk kilomeetrit koguda. No poole hooajani oligi see eesmärk, aga siis tuli Solberg. Ja Solberg näitas, et mul ei ole üldse kilomeetrit koguda, et siis oleks pidanud minu meelest ka Bajari plaan muutuma hakkama, et me ei kogu enam kilomeetrit, nüüd me peame sõitma, kui sa tahad siin veel järgmine aasta olla. Bajari ju rääkis alles täna, et kogume kilomeetreid. No kurat, kaua me ei saa, mida me kogume neid kilomeetrit, kui üks hingab kuklas sulle tagant kogu aeg. Kui kinni makstakse. Pole viga ju. Ei muidugi pole viga, ma võiks ise ka kuskil koguda kilomeetrid, kui keegi auto annaks. Nii ta on. Paraguay ralli tervikuna võib vist kalendrisse jätta küll või? Ütleme, igav ei hakka seal. Jaa, igal juhul.
täitsa mingi teine hingamine oli seal ja selles mõttes midagi täitsa teistmoodi ja need lõputud kikid, kuidas neid seal, kes see ütles, ma vaatasin korra TV6 seal, Murakas ütles mingi löökhüpe või eesti keelde tõlgituna. Ei, seal oli igal juhul, mida jälgida ja vaadata, et võib-olla kohati katsed nagu, ma räägin läbi videopildi, tundusid nii süütud kuidagi ja ei olnud nagu nii rajunad, et tundus pigem selline kuskil põldude vahel, mõni puu ka vahepeal aga tegelikult ikkagi nagu väga rasket teed, mida sõita, et selles mõttes, kui on vaja hakata muidugi vaatama, et mis rallid olema peaks ja kui palju raskete rallide osakaal katkestamise protsentuaalselt selles mõttes, et kas ta on, aga igal juhul ta peab seal olema, kui on ka Tšiili ralli, mulle tundub, et ega need kaks peaksidki koos käima, et kui on üks, siis on teine ja seal kandis, kui rallisi teha, siis tuleks koos teha, täpselt selle plaaniga nagu praegu on, et see tundub igal juhul logistiliselt ainuõige otsus. Eks muidugi argentiinlased tahavad oma sõna sekka öelda. No jah, Argentiina samamoodi lahe, et ma ei tea, miks nad üldse sealt ära on võetud ja kas nad üldse tahavad tagasi või mis seis sellega on, et eks see on omaette küsimus. Õnneks mina ei pea seda probleemi lahendama. Sulle selle eest ei maksta. Jah. On rallist veel midagi või võtame küsimused? Nendega saab nagu nii veel rallist rääkida. Jaa, võtame võrran küsimused ette, mis me siin ikka heietame. Et mõned küsimused on veel lugeda, paar tükki jäid ka eilsest üle ja siis teeme kuulsa loosi. Et siis küsijate vahel loosime välja siis Timo Anise ühe nii-öelda pildi koos tema autogrammiga ja need pildi saab siis nii-öelda loosi võitja ise valida siis tema 10 kaadrit sarjast, millest nii-öelda pühapäevased pildid veel täna või hiljemalt homme ilmuvad. Nii, aga võtame veel siit küsimused, mul läks korraks järg ära, ma otsisin midagi veel eilsest. Nii, kohe. Okei, aita mul nüüd eetrit korra täita. Mul olid just ees, aga ma hakkasin nüüd... nii. Üks küsimus tuli, ma saan aru, sult küsiti reedel oma ideaalmeeskonna kohta. Jaa, selle me juba lahendasime ära. Seal tuli üks jätkuküsimus, et ka mis see eelarve võiks veel olla? Nii palju kui võimalik. Nii palju kui võimalik, jah. Ma ei tea, mis see praegu tipptiimi eelarve on. Suurusjärgus alla 100 miljoni vist on natukene või mõnel on üle ja mõnel natuke üle, mõnel natuke alla, ja siis on M-sport. Nii, aga võtame paar küsimust veel. Nii, Janek kirjutas, et mitu kurvi kaardilugeja ette ütleb? Ma arvan selline, kui me räägime nüüd puhtalt keskmisest sõitjast, keskmine on alati selline kõige mõttetum asi, mida võtta, aga räägime keskmisest sõitjast, siis ma arvan, et see on selline 1,5 kurvi umbes. Et tempo mõistes on ta mõistlik ette lugeda ja vastuvõtmise mõistes ka sõitel, et sul on alati olemas pärast kurvi lühema distantsi, tähendab meetrid on alati olemas pärast kurvi ja lühema distantsi puhul ka järgmine kurv olemas, tähendab, et kui on pikem distants, siis see on nii-öelda sõita ja kaardilugeja usaldusküsimus, et ühesõnaga, kui sulle öeldakse kurv ära ja rohkem infot ei tule, et siis võiks arvata, et sealt tagant ootab pikk sirge, et kui natuke hiliseks jääb, et meil oli selline koostöö vähemalt Ken Nervajaga, et võin mingi näite tuua, sul on mingi mis iganes, ütleme, mingisugune parem 4 ja enamasti, kui see 1,5 kurvi on info ees aga nüüd kui info on kuidagi hilisem, siis ma tean, et sealt tuleb pikk sirge järgi, aga enne kurvi on kindlasti mul see info olemas, et sellist asja ei ole, et oled kuskil kotis info mõttes. Ja Heiki küsis ka selle sama eelarve küsimus, et kas juht näeb autos infot, millise refiga on probleeme või on see puhas tagumikutunnetus? Minu teada on ikkagi, ralli 1 autodel ikka on näha, et samasugune alert, mida meie näeme, sisuliselt tuleb ikkagi autosse ka info, et mis ref tühjeneb. Väiksematel autodel seda infot ei ole. Eve küsib, kuidas sõitjad oma vaimset tervist hoiavad, kas tiimidel on oma psühholoog ka? Ma arvan, tiimidel ei ole, aga tiimid siis, ütleme, meeskonnad eraldiseisvalt siis, kes nii-öelda autos istuvad pilootkaardluga, et tõenäoliselt, kes vajab mingit tuge on pilootkaardluga, ma eeldan, et väga mitte, aga ilmselt mingitel olukordade
tagajärjel või mingis seisus on ka kaardilugel vaja. Mingid karmimad avariid. No näiteks, jah. Et ma arvan, et seda kasutatakse päris palju, eriti sellises tippspordis, et ma isegi olen kasutanud ja ma arvan, et see on ikkagi pigem selline tavapärane nähtus, et vähemalt piloot küll kasutab spordipsühholoogi abi. Ja mingites olukordades. Ja ma arvan, et üks põhikülalisi võiks olla sealt Takamoto Katsuta. Ja õnneks see on ka täiesti, ütleme, laiemalt spordis ja elus täiesti normaalne tavapärane praktika juba. Jaa, ülimõistlik ja tegelikult ongi ka, mis on nagu tänapäeval, igapäeva elus juba mõistlik, et kui probleemi pole, siis võib-olla vahel võiks ikka käia ja ma ei tea, mingi maailma asju arutada. Et siis ma arvan, et ka spordis on see, et sul ei peagi olema mingit sisulisest suurt probleemi, vaid mingid olukordasi lahti arutada ja lahendada, et ma arvan ka näiteks Elfyn Evansi olukord, kus sa oled tiitlivõitja, siis tegelikult ta tõenäoliselt, ma arvan ka, kasutab spordipsühholoogi abi, et ennast lihtsalt nii-öelda mentaalselt valmis saada jälle järgmiseks etapiks, et saada see pinge maha, kuidagi lahti rääkida mingid asjad, et see on jah, pigem on see tavapärane praktika, aga see ei ole tõenäoliselt see ei ole, kellelgi ei ole nagu meeskonna enda, sest see on nagu vaata nii isiklik asi, et sa tõenäoliselt pead leidma enda inimese, kes sulle sobib. Nii, Peeter küsib, soovib vastust mõlemalt mehelt, aga erineva vaatenurgalt, saatejuhilt kui siis fännilt ja Rolandilt kui rallisõitjalt. Kas eelistad, et rehvid oleksid kõvema seguga ja väiksema pidamisega või pehmema seguga ja parema pidamisega? Ärge siis unustage, et pehmema rehvi on suurem purunemisrisk. No, alusta. No vaadates seda rallit ja neid rehvidraamasid, siis ma natuke eelistaks võib-olla ühtepidi seda, et pigem kõvem ja ei ole äkki nii palju draamat, aga teistpidi see draama nagu aitab kaasa ka. Jah. Et ma olen kahe vahel. Ma vastaks niimoodi, et tegelikult seal on olenevalt rallist, et nagu me siin rallil nägime, siis oleks tahtnud seda kõva, kuidagi oluliselt tugevamat rehvi, millega siis peaks tõenäoliselt pidamises natuke kompromisse tegema, aga kui me võtame keskelt läbi mingid lihtsamad rallid ja sinna keerulised rallid korra kõrvale jätta, siis ma arvan, et väga raske on sõita nagu kõiki rallisi sellise rehviga, millel midagi ei juhtu ja ka pidamine on kehva, et selle järgi on ka autot väga raske seadistada. Nii et ma ise jään ikkagi selle arvamuse juurde, et pigem see, et rehvi purunemised on võimalus, aga et ka pidamist on, mille järgi autot oleks võimalik normaalselt seadistada. Aga jah, kuna ma ei ole elus sõitnud Keenias ega ka Paraguay's või kuskil mujal väga keerulistes kohtades, siis võib-olla ma päris kõige paremat vastust ka ei saa anda. Aga ütleme, kui neid etappe on 2-3 tükki kalendri peale, kus on nagu väga rasked olud, et sa peadki väga rehvide eest hoolitsema, siis võib-olla ka ei ole veel maailma lõpp. No see on, jah, selles mõttes ma olen samas olnud ka seda meelt, et see on ikkagi nii-öelda MM-sari. Et noh, ei peagi Monza kõik olema. No just, et mingid rallid on sellised aga ütleme, kõige keerulisem lihtsalt selle asja juures ongi see, et kuna kõik on nii lõpule, viimasele vindile keeratud, kõik sõitjad sõidavad nagu viimase piiri peal, siis see, kui sa nagu teadlikult, tegelikult nagu võib-olla oligi, millest me rääkisime, Evansi võib-olla strateegiat, kui sa oled teadlikult ikkagi hoidma autot, hoidma rehvi, siis tegelikult sa kaotad palju. Aga noh, lõpus saad oma tulemuse pühapäeva õhtuks teada alles, et ega siis enne ei saa. Nii, lähme edasi. Marek küsib, et toob mängu sinu teise armastus F1, mida ka mina jälgin. Et F1 saab rahvas nii-öelda rohkem teemas olla ja hääletada siis päevasõitjat, mis paneb huvilisi mingis mõttes kaasa mõtlema ja võib-olla otsustajana tundma, et kas selline asi võiks olla ka rallis ja kui ehk päevasõitjale anda üks lisapunkt. Ma isiklikult arvan, et see väike süke hääletus oleks äge, aga kindlasti ei peaks see lisapunkti tooma. Ma olen täitsa nõus. Mida rohkem on võimalik fänni kaasata mingis võtmes seal sarjas ja rallidel, seda nagu ägedam on, et tegelikult üllatav, et seda siiamaani tehtud ei ole. Minu meelest oleks see nagu ülitervitatav lahendus, väga kerge tehnoloogiliselt lahendada seda, kui sa juba oled all-live'i kasutaja. Et täiesti nõus, võiks olla ja isegi võib-olla tahaks öelda, et peaks olema. Aga kas ta punkti peaks andma, jah, see on võib-olla pole punkti vääriline. No F1 me oleme näinud, et see võib minna tihti ka
nii-öelda kuidagi populaarsushääletuseks või kuidagi, et saab, ütleme, päevasõitja mees, kes võib-olla tol päeval ei peaks saama. Jah, või ütleme, tuleb Tšiili ralli ja Munster reedel lajatab, on ju. Ja siis on punkt. Ei, ma pigem mõtlesin, et nii-öelda kui ütleme tiitleitluses jääb 1 punkt vahet ja siis otsustab see. See on veits hull. Siis oleks päris karm. Ja, igal juhul nõus, et peaks olema, aga punkti ärme anna. Mingid muud hüvesid võib anda. No mingi šampa midagi. Šampa näppu. Jah, midagi võib anda küll. Nii, meil on, vaatan, 3 küsimust veel. Heiki kirjutab taas, miks Gravel Crew nimi on nagu on, aga samas kasutatakse seda asfaldirallidel, aga mitte kruusakatel. Hea küsimus. Ja mul head vastust ei ole. Ma tahtsin just öelda, et viimasel ajal tegelikult ei kasutata väga seda sõna Gravel Crew enam võib-olla nii palju, et on tulnud ka lihtsalt ma ei tea, kuidas inglise keeles on seda kutsutud, aga kui tõlkena siis kuidagi eessõitja või kuidagi... No meil on jah, ütleme eesti keeles eessõitja või esiauto või midagi et seda Gravel Crew'd on hakatud vähem kasutama, aga Gravel Crew, ma ei tea, võib-olla ajalooliselt ikkagi on sellest tulnud, et vaadatakse, kui palju kruuse ja jama on asfaldi peal siis, et vaatab, mis seisud on. Et jah, nimi on ekslik, mis ülesandeid nad täidavad, et ma olen täitsa nõus. Ja võib-olla siin aja jooksul tuleb mingisugune officially parem sõnastus sellele, et mingitel rallidel, no ma ei tea, kas Kanaaridel näiteks, ma arvan, et seal võib-olla mõne tükikese kruusa leiad kuskil 300 kilomeetri peale. Et liiga palju ilmselt mitte seal katsete peal seda kruusa ei ole, et seal on mingid muid asju. Et jah, nii ta on. Nojah, samas kui ta on ka nii-öelda, kuidas ma ütlen, nii-öelda rahvakeeli või rahvasuus nii kauans. See ongi rahvakeeli öelda. Jääbki nii-öelda. No 2 küsimust veel. Marko kirjutab, et üksjagu palju ala on reffide Oota, ma segan korraks vahele. Kas ta ei ole, kas te kutsuta mingi safety crew'ks ka viimasel ajal või? Võib olla küll. No mina safety crew'ga olen pigem seostanud nii-öelda lihtsalt korraldajaid ja seda 0 autot ja nii. Ma lihtsalt kuidagi viskas pähe, et äkki on niimoodi ka viimasel ajal juba nimetatud, aga jah, lähme edasi. Nii, Marko kirjutab, üksjagu palju ala on reffide teemal, ehk saaks ka ilma süüdistada, kirjutada stardipositsiooni või midagi kolmandat. Reffid on kõigil samad ning need ei lähe kunagi niisama lambist puruks, seal on ikka mingid kindlad põhjused. Kui tahta steriilsust ja kõigil ühesuguseid tingimusi, siis võib sõita simulaatoril. Ühesõnaga arvamust oli, ei olnud küsimust otseselt. Jah, aga ma olen selle arvamusega sisuliselt nõus, et nii kaua, kui meil on monoreff ja meil ei ole eraldi reffitootjad, nagu on Euroopa meistrivõistluste sarjas, siis täpselt samad võimalused on kõigil. Ainus asi, mis saab erineda, on see, et kellel ei joppa, et võib-olla mingi suur kivi eelneva auto poolt teele toodud, aga see on ralli osa ja väga palju olen ka oma karjääri jooksul nii-öelda kuulnud kohtunike poolt, et see oli lihtsalt sportlik ebaõnn, mis saatus oli, et kui midagi tuksi läks mingil mitte minust oleval põhjusel. Et igati nõus ja pean ausalt ütlema, et ise ka võib-olla veits väsinud vahepeal sellest. Kogu aeg on mingid reffid, et jah, veits olen ma samastun küsijaga natuke. No eks uue ralli alguseks on jälle energiat, aga ralli lõpuks võib-olla ei üldse enam jälle. Pühapäev, ma olen alati see, et ma suure entukaga neljapäeval tulen ja pühapäeval ma kritiseerin kõike. No ma mäletan paar saadet või paar rallit tagasi sa soovitasid Roomperal minna Tootvale tööle pühapäeval. No see oli pühapäeva süü, see mitte midagi isiklikku Kalle vastu. Jaa, et ühesõnaga juhtub. Juhtub kui parimatel. Nii, võtame lõppu veel. Uku küsib, et kui kiiruskatse pikkus kruusarallil on näiteks 20 kilti, siis huvita, kui palju see pikkus odomeetri järgi oleks, et kui palju rattad rohkem ringi käivad. Oota, korda korraks, mul läks kuidagi kõrvust mööda. Et kui kiiruskatse pikkus kruusarallil on näiteks 20 kilomeetrit, siis huvita, kui palju see pikkus odomeetri järgi oleks. Et rattad, kui palju rattad rohkem ringi käivad. Ma ei kujuta ette. Päris keeruline küsimus. Pühapäeva õhtusse ja sul... See oleneb väga palju katsest, kas seal on kiireid lõike või seal on ainult kruttimist, et kui palju seda tühja käib ratas. No ma ei tea, teeme mingi oletuse siis. No. Palju sa pakuksid? Ma ei tea, ma olen
2 päeva ainult bloginud, mul ei mõte ei tööta. Ma loen asju ja loodan parimat. ma siis teen mingi täiesti random pakkumise, mõtlen mingi 10-15%. Ma ei tea, kas see võib olla ligi lähedal või täiesti kaugustes kuskil, et ma ei oska üldse kuidagi head vastust anda. Ühesõnaga arutelu on algatatud. Me peame siis läbi viima ikkagi mõõdistuse. Võtma ühe kiiruskatse, võtma auto ja vaatama, kui palju siis oli pikem. Nii on. Ja, nii on. Ja Ukult teine küsimus katse, et eestlastest ajakirjanikud ja kommentaatorid ei räägi Bulgaaria rallimehe tegemiste kohta midagi, et siis kas ralliga seotud eestlased, kes on meeskondadega seotud, kas nemad ka selle Bulgaaria poisiga üldse ei suhtle see rallipargis? No jutt käib siis nii-öelda rahvuskangelasest, Bulgaaria rahvuskangelasest Nikolai Gräzinist, et sina oled sellele hea vasta, sina käid seal. Jaa, ma nägin seda küsimust enne, ma mõtlesin, ma ei oska öelda mingit konkreetset vastust, sest et kui mina seal olen kas rallipargis või Miksaunis, ma ütlen ausalt, ma ei jälgi Gräzinit üldse, sest mul ei ole plaanid aga ühtegi intervjuud teha ja siis ma niimoodi ei jälgi teda, et sõitjad ja tiimid, eri tiimidest, eri sõitjad, eri klassidest ikka suhtlevad omavahel, aga ma ei oska niimoodi konkreetselt öelda, kes kellega rohkem suhtleb. Jah, ma võin seda lisada, et sõitjatel mingit beefi temaga ei ole, mingit probleemi. Me ütleme meediatsoonides tõenäoliselt ei ole tal ka peale siis mingi WRC enda välismeediat, ma arvan, et ta seal ei ole suurt, sest kellele ta need annab? Venemaa meedia või? Need ei saa liikumagi, kellele ta siis annab? Auto, Hepto ja mis on see Motorsport, nemad ikka vahel küsivad. Okay. Aga Soome ajakirjanikud ma tahaks öelda, et ka ei räägi. Nad on ka põhimõtteliselt. Okei, jah. No nagu ikka, mis on Eestis teeb kaugemale, seal on juba, nagu ta käib. Jah. Aga ma ei tea, ütleme seal televisioonis enamasti räägitakse muud juttu, kui Gräzin sõidab. Ei tea, ega ma ei oska öelda, ega ma ei tea, mul nagu ei ole otsest selles mõttes, et ma kõike tausta mõistan ja olen seda sama meelt. Aga kui midagi on rääkida, midagi, mis vajab sportlikust küljest rääkida temast, siis ma nagu mainin ära ikka, et ma nagu mingisugune, et ma ei tea, kui kuskil vaatad laivis ja kutt keerab üle katusauto, et siis ei maini seda, ikka mainid. Seda kindlasti mainid. Et ühesõnaga kahe otsaga asi ja eks me teame kõik, mille pärast see nii on. Jaa, aga lähme siis kuulsa loosi juurde. No nii. Esiteks täna me mõnusalt palju küsimusi on tulnud ja mõtteharjutusi ja erinevaid küsimusi erineva nurga alt. Pange valmis Tšiiliks ennast, sest Tšiilis peate jälle küsima, ma ei tea, kas Timo Annis oma pildi siis ära annab, aga igal juhul küsima peate ikka, äkki siis... No lõpuks ikka saame. Äkki, jah. Kuigi kui me eksida, äkki vist isegi jääb praegu välismaale vist. Ma arvan, et Timo jääb Tšiili ikka, jah. On vahepeal väike paus ja siis jälle, et muidu pole nagu pointi, see on nii kaugel, vaata, et... No sa jõuad tagasi, oled üks päev Eesti aja vahe, siis lähed jälle. Sisuliselt on mõttetu tulla, jah. Ma olen siin ära märgistanud siit järjest ühest 20 numbrid, nii palju meil neid küsimusi siin eetrisse jõudis ja kuulus loos, aus, random number generator. Jah, ma vaatan oma silmaga, et kõik on aus. Kedagi, näed nii, keerati arvuti minu poole. Nii. Ja läks. Nii, 11. Ja Janek Altsar, palju õnne. Aga loe küsimus ka ette. See oli siis, too konkreetne oli, mitu kurvi kaardilugu ette ütleb. Iseenesest aus ja vajalik küsimus, mis vajab lahendust. Ja kas Gunnar või igati pidi Delfist keegi võtab ühendust ja siis ütleme, liigume nende asjadega, liigutakse edasi. Ilmselt pildiga peab natuke ootama nii kaua, kuni Timo jõuab Tšiilist ka tagasi, et siis tõenäoliselt saab seda auhinda üle anda ja autogrammi panna ja kõik. Ja siis ütlen veel nii palju, et siis kas täna või hiljemalt homme tuleb siis veel pühapäevast ka need 10 kaadrit. Aga selline see Paraguay ralli nädal või nädalavahetus oli ja ega tegelikult paus oli lühike, et siin on üks täisnädal vahet ja siis on juba, mis meil on 11 kuni 14 september Tšiili, et siin sõitid ka. Ma ütlen, M-spordist äkki Mäkerlin mainis, et lähevad vahepeal lihtsalt USA-sse nädalaks ja
Seal pidi olema mingi Fordi üritus vist. Lähed kuhugi Fordi mingi vastuvõtule seal. Et ega neil ei ole, ütleme, eurooplastel väga vist kellelgi pointi. Ma ei teagi, ma pigem, ütleme siin vanemad sõitjad eesotsas Ožeeri ja Tänakuga, et vast tulevad koju ikka või? Okei, no et seal mindi vaata, et seal võeti nagu nii viimsel minutil jõuti kohale, et ma arvan, nad on juba täna lennuki peal astumas, et kähku koju saada, aga jah, seal teised nooremad, ma tean, äkki vist oli Rovampera ja Bajari vist pidid ka minema kuhugi Miamisse tiksuma, et jälgige siis nende meeste sotsiaalmeediat, mida hullu need korda saadud, et loodame, et ühes tükis jõuavad ikka siis Tšiili ka. No ma saan aru, et lõbutsemine ei ole ka võõrastegevus neil. Kindlasti mitte. Kahekordne maailmameister võib lubada, ütleme nii. Ja Bajari osas ma ei oska öelda, et ta näeb veel visuaalselt välja selline koolipoisika, et kas ta ikka dokumendi kaasa võttis, et saab Miamis minna ööelu nautima, aga Rovampera igal juhul ma arvan, et on et Bajari äkki ülesõidul pidi kõrval istuma võib-olla. Okei, aga meil läheb sinuga lobaks ära, aga jah, ma arvan, et selleks korraks tõmbame joone alla, et tänud Roland, et ka vastu pidasid õhtused ajad. Ikka pean. Kuidas Tšiili ajavahedega on? Tšiili on, kohe ütlen, aga ma kahtlustan, ta on üsna sama. Jah, ma kahtlustaks ka. Tšiili time 7 tundi vahet. Noh, pluss veel siis. Pluss 1. Siin oli 6 või? Siin oli 6, jah. Okay. No siis sutsuka juurde ja 7 teisel pool on Jaapanis seda ma ka. Siis paneme samamoodi hilistel õhtutundidel ka ülejärgmine nädal edasi. Nii ta on, aga seniks ilusat septembri, sügise ja ütleme algava kooli eest algust kõigile. Jaa, kõikidele kooli ealistele siis head kooli aasta algust. Kusjuures isegi lähen magistrisse, nii et täiesti rändam otsus. Ma loodan, et ma ikka nagu, mul aega on, et ma kohale ka jõuan või pean juba võtma akadeemilise, ma ei tea veel. Okei, no peaasi, et sa saatesse jõuad. Ei, saatesse ikka jõuan. Õpingud. Pigem on see, et kas ma kooli jõuan, et see oli nii rändam otsus, et ma kirja panin ennast, et vaatab. No soovime siis sulle kädu ja äkki järgmist saades räägime pikemalt. Ma ütleme, 1. september ma kooli kindlasti ei jõua, et vaatame seal võib-olla septembri lõpuks. No vaat sellise infokilluga siis selleks korraks lõpetame kõigile ilusat ütleme septembrikuu algust. Jaa, minu poolt ka ja kuuleme juba ülejärgmine nädal. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.